ma proovin. tervist, tervist, kallis Youtube'i kanali jälgija ja sina, kallikene, kes sa oled tellinud kanalit, suured tänud sulle. Ja teate, kui palju on teid, kes ei ole tellinud kanalit, nüüd oleks viimane hetk seda teha. Ma iga kord räägin iga podcast'i aeg, et viimane hetk, viimane hetk. Muidugi, sellepärast, et te muidu ei saa ju neid teateid. Aga aitäh teile. Täna on meil külas Alo. Tšau, Alo. Tšau. Ja enne kui ma annan mikrofoni Alole, siis ikka ma tahan teda sisse juhatada natukene. Teate, kuidas Alo minu ellu tuli? Ta tuli niimoodi, et ta kirjutas numbritekeel@gmail.com ja soovis analüüsi. Ja kui mina nägin, mida tema siin oma nime alla kirjutas, et tema Million Mindseti kirjastuse omanik, kaasomanik, no siis ma ikka niimoodi natukene mõtlesin, et täitsa lõpp, ma pean näpistama ennast päriselt. See on lihtsalt mu üks lemmikkirjastus, kus ma olen tellinud raamatuid, ma arvan, et ikka väga-väga pikalt, sest on erinevad koolitused, näiteks Kaioja koolitus, Karmo Kivi koolitus, kõik nad on seotud teie kirjastuse raamatutega. Et see on megakingitus meile kõigile ja mäletate, et siis numbrite keel koodiga on 10% allahindlust seal. Ja Alo oli selline mees, kes tahtis endale sünnikaardi analüüsi ja siis tahtis ka oma abikaasale. Ja nüüd on Alo kord selles suhtes rääkida, et miks ta seda tahtis, kuidas see teda on aidanud ja tema abikaasat, kuidas see suhet võib-olla on selles suhtes kas värskendanud, midagi sättinud paika, nii et ole hea, Alo. Jaa, et tõsi see on, et ma sulle kirjutasin, et ma kuulasin sinu saadet Kris Kala podcast'is ja sealt tegelikult ma numeroloogiaga olin natukene varem kokku puutunud, aga noh, see on niisugune, et noh, internetist lugenud ja kuskilt mingisuguseid artikleid ja teinud endale või vaadanud oma seda eluteekoodi, aga sina kuidagi näitasid seda täiesti teises valguses, see sinu energia ja entusiasm ja samas see struktuur ja oma lugu ja nii vahetu selline, selle nagu kõige väljapaiskamine, et see tekitas mul tunde, et ma tahan seda. ja siis ma kirjutasin sulle ja kuna sa tegelikult seal podcast'is mainisid mitu korda, et sa oled Million Mindseti fänn või lugenud mitmeid Million Mindseti raamatuid, siis mul tekkis kuidagi kohe see suhe või side onju ja siis jah, me siis leppisime lõpuks kokku, et sa teed siis need peaaegu kogu paketi. Et nii mulle kui naisele edukuse kood ja meie see suhteanalüüs ja mõlema sünnikaardid ja siis me kohe põnevusega ootasime neid ja kui me need lõpuks kätte saime, siis me lugesime üksteisele ette neid Mm. ja siis me nagu olid niisugused äratundmist, näed, et vaata, näed, nüüd siin on ka see kirjas, et sellepärast ma olen või käitungi selliselt, on ju. või mõistsin siis oma abikaasat ja mõne koha peal naersime ja mõne koha peal mõtisklesime ja et see on niisugune äge, on ju. et me tegelikult mõlemad, numeroloogia ei ole nii-öelda ainukene siis tööriist meie jaoks, kus me Mhm. üksteist tundma oleme õppinud või end ümbritsevat maailma. et me oleme kokku puutunud siin astroloogia, astroloogiliste kaartidega ja human design'iga ja koos imago kursustel käinud ja noh, erinevatel sihukestel kursustel kuni, ma ei tea, taimerännakuteni või meditatsioonirännakuteni välja, onju ja leidnud, et see iga teema või iga valdkond annab sulle kuidagi nagu uue nurga või teise nurga, et ükski nendest valdkondadest ei anna sulle nagu täit pilti või Mhm. kogu tõde, et aga sa saad mingisuguse nurga, aga sa leiad, et need kõik need teemad või valdkonnad täiendavad üksteist, aga oma nurga alt on ju, või nii nagu on armastuse viis keelt, et siit numeroloogiast me leidsime jälle nii palju, et näed vaata, et see nagu toetab jälle seda poolt, et muidu on ju see, et noh, ma ei tea, me siin enne natukene rääkisime ka, onju, et minu armastuse keel on niisugune hoolimine ja hoolitsemine ja siis ma püüan kõik asjad ette-taha ära teha ja vahest naine ütleb, et kuule, et ma saan ju ise ka, et ma olen ju iseseisev, onju. ja siis tekib mul see tunne, et noh, ta ei hooligi sellest või ta ei pea Mhm. sellest midagi, onju. ja Mhm. siis justkui nagu solvuda, onju. aga sa saad aru, et nii armastuse keele poolest kui sealt numeroloogialt, et tema vaatab hoopis teistmoodi, sest me kõik vaatame oma filtrist lähtuvalt teist inimest ja siis sa mõistad, mis on temale oluline, on ju, et noh, selle jaoks on see hästi-hästi oluline. ja siis needsamad
edukuse kood ja sünnikaart Hmm. ja suhteanalüüs ja need on meil siin aeg-ajalt ikka kõrvalt ja aeg-ajalt ikka pistad, vaatad pilgu sinna peale. Väga see huvitav, hästi selles, tore. et Alo sellest armastusest ja hoolimisest, et ma ütlesin ka Alole, et ma vahepeal pistan väikseid numbreid siia vahele, et Alo edukuse kood, nagu te kõik olete siis siin kursis, et edukuse kood on selline põhiasi, mille tulemusel siis me näeme inimese tugevusi ja nõrkusi, et Alol on selline kood kui 65463, tal on 2 korda 6 ja 6 tähendab totaalset armastuse energiat. nii et mis me siin imestame, näete, kui rõõmus ta on, ta naeratab kogu aeg, ta on väga sõbralik ja see, et kui ta oma naist ka veel poputab ja tahab talle kõik ette-taha ära teha ja võib-olla, ma ei mäleta, mis päeval su naine on sündinud, ütle ainult päev, sünnipäev. Neljas, 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 no neljal jah. neljas on jalad maas tüdruk selles just, suhtes, et ta ei saagi vahepeal absoluutselt. aru, et mis sa sealt toimed, mis sa tuuseldad, kuule, Alo siin jalus, et anna, ma teen ise. ta tahab võib-olla ise sulle ütelda vahest, et kuule, niimoodi peab asjad tegema, siis sa vaatad, oi, mis sa nii pahasti ütled, miks sa nii otsekohene oled. et Absoluutselt, nii ongi. ja vaata, kui sa ei tunne teist või kui sul ei ole neid nii-öelda tööriistu, millega siis lugeda, on ju, et siis sa võidki valesti aru saada. mm, et tööriistad ongi hästi suureks abiks. no suhteanalüüsis täpselt samamoodi, et jah, me neid oleme kasutanud, ma ise tegelikult olen juba nii-öelda väga pikka aega vaadanudki maailma sellest, et noh, me hästi palju meie elu mõjutavad ju igasugused seaduspärasused ja noh, ma ei tea, valemid ja skeemid ja selline numeroloogia täpselt samamoodi, et see võib tunduda kellelegi sihuke, ma ei tea, uhuu või uga-puuga. aga, aga ma ikkagi näen, on ju, et noh, kogu maailm koosneb, ma ei tea, füüsika või keemia, et noh, kui sa ikkagi mingi kaks ainet kokku paned, siis alati tuleb sama tulem, kui sul on alati sama nii-öelda kogus, on ju, et meil on mingisugune struktuur olemas ja see numeroloogia ka toetab nii seda astroloogia poolt või human design'i poolt või kõiki neid muid teemasid või koolkondi ja et noh, minul on hästi suur sihuke usk. tõsi, on mingisuguseid asju, mille koha pealt sa nagu mõtled, et kui palju see mind puudutab, aga saad aru jälle, et noh, kui ma sain sinu käest selle sünnikaardi, mida oli 36 lehekülge vist nüüd erinevate nurkade alt ja ma ei tea, eelmised elud ja isade ja emade ja meesliini ja naisliini, see oli minu jaoks nagu hästi kasulik, et see andis mm. väga palju nagu neid tahkusid või nurkasid, mida ma mujalt võib-olla nii palju ei olnud saanud või natukene seletas. et ja, ma et seda tahan hästi sulle suur. seda tahan täiendada sulle, no nüüd tegelikult kõigile, kes te siin ka kuulate meid, et ma ühes oma jalutusvideos ka ütlesin, et kõik, kes on saanud nüüd sünnikaardi kirjalikku ja Alo on saanud elukaaslasega koos seda ja ma õhutan muidugi ka üles paaridena just võttagi, sellepärast et see aitab hullult palju üksteiselt aru saada, nii nagu Alo just seda rääkis. et aga Alo, sina ka või teie siis kodus vaadake, et vaadake seda raha kolmnurka uuesti. ehk siis see tähendab, raha kolmnurk on siis ametite kolmnurk, eks ju, ja siis vaata seda Mhm, tippu ja üldse need, mis on eelmiste elude ametid ka, mis seal on. ja võtke ka siis see, sul on kihvtilt nagu üles prinditud, välja prinditud, et võta siis ka see missioon, pange nad mhm, niimoodi kõrvuti ja vaadake, mis missioon ütleb, et mis on sinu elu missioon ja vaata neid ameteid sellise pilguga, mis toetab seda missiooni kõige paremini. siis mhm. sellega sa saad täpselt nagu nabakümp, ütleme siis niimoodi poole eesti keeles, et noh, siis jõuad nagu sinna, kuhu see on. jalgpallur, kuhu see paneb selle palli, kuhu ta peab saama? no, väravasse, võiks väravasse saada, jah. väravasse, vot nägite. vot, et kasutage seda tehnikat ja issand, mul oli veel üks mõte tead mis, aga sa lihtsalt ei ole Alo, kes tellis oma elukaaslasega sünnikaarti. et siin su nime taga on veel Tammsalu ja siis on veel ka Million Mindset. ja see oli tõsiselt see koht, kus ma pidin ennast näpistama, kui sa mulle kirjutasid ja siis ma pidin hingama. ma oma hingamisharjutusi teha ei oska, aga küll ma ära hingasin. ja siis ma ütlesin, no mis siin ikka, hakkame kirjutama et, et pühime nagu higi ära, sellepärast et hakkame tööle. ja räägi üldse, kuidas sina või teie koostööpartnerid, kuidas te üldse sinna Million Mindseti jõudsid, et see ei juhtunud ju seal mingi 18-aastasena või keskkooli mingisugune põlve otsas välja nuputatud asi, see on kuidagi, elu on viinud ju sind kuidagi sinna, et jaga ja, meiega. ja et ja, tõsi, et ma olen Million Mindseti siis loomise juures olnud ja üks kaasosanikest ja noh, ma ei tea, juhatuse liikmetest, tegelikult meil täna seal neljakesi ongi. olemegi, et meil ühtegi nii-öelda töötajat ei ole, kõike teeme ise algusest kuni lõpuni.
nii-öelda kirjastame, otsime, okei, meil on muidugi koostööpartnerid, kes meil aitavad siin tõlkida ja toimetada ja me ise ei trüki, on ju, et me ikkagi tellime mhm, need asjad sisse. aga ta on mõnes mõttes niisugune nagu hobiäri, et meil kõigil on muud tegevusvaldkonnad või põhitegevused. aga see Million Mindset meid siis kahte peret tegelikult ühendab ja see ühenduskoht on just selline nii-öelda eneseareng või püüd otsida just neid mingisuguseid struktuure või valemeid ja me kõik olime hästi suured lugejad. ja üks meie asutajatest, Toomas Väli, et temal oma naisega tegelikult see idee tekkis ja ta luges ühte inglisekeelset raamatut reisil olles inglise keeles ja siis ütles, et näed, et oleks ma kunagi varem või nii-öelda nooruspõlves seda raamatut lugenud, ma oleks täna oma eluga ilmselt teises kohas. et aga mm, noh, sel ajal võib-olla ei osanud inglise keelt nii palju ja siis tal tekkis see mõte, et aga miks me ei võiks sedasama raamatut eestikeelsena proovida kirjastada. Ei olnud sellega kunagi kokku puutunud ja siis nad võtsid ühendust minuga ja nii meil see nagu tekkis, me hakkasime kõik nullist, meil oli null teadmisi, aga meil oli hästi suur soov midagi ägedat teha. Esimestest mõistetest me isegi ei saanud aru, et mida me peame tegema. Raamatul on näiteks sihuke ISBN kood, kust seda saab, mis asi see on ju. aga täna oleme pea 10 aastat raamatuid kirjastanud, teeme seda nüüd ka Lätis, et nii Eestis kui Lätis enesearengule suunatud raamatud. üldjuhul me küll teeme niisugust nii-öelda tõlkekirjandust, et me nii-öelda vaatame, mis on see teema, mida kas täna Eestis võib-olla ei ole eesti keeles või mis mujal maailmas on niisugune väga palju mainitud, et siis me nii-öelda läbi selle muidugi ise väga palju ka loeme ja siis neid kirjastame, et noh, see on see mhm. niisugune taust. aga, Väga aga huvitav. oma sihuke muu eluvaldkonnas ma olen olnud selline terve elu panustanud, ma ei tea, ühiskonda või heaolu, olnud riigiametis, ma olen Päästeametis pikalt töötanud ja siis rahvusvahelisel tasandil on see SOS Lastekülade Maailmaorganisatsioon ja mingites teistes heategevusorganisatsioonides. et praegult olen ühes sisejulgeoleku kõrgkoolis, aitan päästjatele, politseinikele luua ühte väga eksklusiivset, unikaalset õppekeskkonda, mida Euroopas ei ole. et nagu niisugune täitsa teine maailm, aga Mhm, seal kõrval hästi palju selline eneseareng, et nagu ma mainisin korra human design, numeroloogia, erinevad teemad, ma ei tea, nädal aega pimeruumis olnud või erinevad rännakud, et see kõik on kuidagi aidanud mul oma elus võib-olla paremini hakkama saada, et mina ise võtan oma elu kui siukse, ma ei tea, voolavana, et ma küll võtan alati vastutuse. kui sa mulle nüüd kirjutasid, et tere, Alo, mõni päev või nädal aega tagasi ja ma teadsin kohe, et mis ettepanekud sa mul ilmselt teed, tunnetasin seda ja alati see on sihuke hirmutav, et oh, mul ei ole midagi rääkida, onju, et aga aga mul on päriselt, sihuke, no absoluutselt, mul on see mitte midagi pole põhimõte, rääkida. ja no mul on see põhimõte, et ma ei ütle naljalt väljakutsetele ei, isegi kui see mind hirmutab, et siis ma ei ütle ainult siis, kui mul on tõsine põhjus selleks. et Mhm. ja ma ei tea, võib-olla läks natukene liiga pikaks, et. ei, parasjagu kõik, mis räägid, on kõik lubatud selles suhtes, et ma ikka kogu aeg vaatan vahepeal alla, sest mul on selline spikker, mida kõik teavad, et ma kasutan pisikest spikrikest ja siis ma lihtsalt imetlen seda, kui huvitavalt vaadake edukuse koodinumbrid praegu töötavad, ehk siis no praegu nad on Alal arvatavasti kogu aeg töötanud, aga ma tuletan jälle meelde, et sina, kallis naine, kes sa siin aitad mind niisamagi neid ajavööndeid panna, et no näiteks võid panna selle Alo edukuse koodi, et ma arvan, et Alo ei ole selle vastu, seepärast ja, ja, kuulate küll KIK-is ja ma räägin ju laivides ka näiteks nendest koodidest, nendest numbritest, et Alo kood on 65463 ehk siis näete, Alol on 2 korda 6, mis tähendab seda, et ta tahab teisi aidata ja mitte ainult siis oma perekonda, aga see SOS Lasteküla, mis siit praegu välja jooksis, see tähendab seda, et see on mina olen ise ka lastekodus töötanud, ma ei tea, kas ma seda sulle ütlesin, aga noh, nüüd sa siis tead. olin seal peaaegu oma 5 aastat, õppisin ka sotsiaaltöötajaks, aga see jäi läbi armastuse siis katki. Ju siis pidi nii minema, tulin Soome, tulin koristajaks ja, aga vot, aga lähme siis tagasi, ehk siis Allol on sünnipäev 6 ja tal on veel elude number on 6.
aga nii nagu Alo räägib, et on kogu aeg õppinud siin human design, siis see on astroloogia, kõik asjad, siis see on see kallis maikuu, mida on siis teinud nüüd Aloga, et ta kogu aeg õpib, ta kogu aeg otsib ja, ja number viis on, siis see on number viis on ju, ja see paneb hästi palju ka suhtlema inimestega. number kuus ja viis kokku viitavad sellele, et sa tahad totaalselt endast aru saada, kes ma siis olen. sest see on kokku ju vist 11, kui ma ei eksi, on ju on. jah, et see on selline nagu zen, kes ma olen, selline meditatsioon, enda otsimine, pimeruumid ja kogu aeg ikkagi arendab, seepärast et Alol on keskmine number edukuse koodis 4, mis tähendabki siis ametite kõige sellist tippu ametikolmnurgas seal selles süsteemis ja see viitab struktuurile ja see viitab sellele juhtimisele, et see, et 6 viskab vahepeal Alo nagu armsalt lappesse ja sinna nagu zen olukorda, aga 4 viskab su jällegi nagu struktuuri, süsteemi ja juhtimisse. Et sus on nagu sellist nii naiselikku kui meest poolt, ütleme siis see 6 on siis see naiselik selline pehmus, mis annab ka arvatavasti sulle suure võlu selles, et sa saad igas olukorras ka toime, sest see on väga hea selline sotsiaalne number. ja ja number 3 kusjuures seal taga, sa naeratad, sa oled pildis, sind on näha, et no Million Mindset, see on ka ju see koht, kus ikkagi peab seda nagu ju välja tooma, et number 3 on selline nagu blogipidaja energia, ehk siis see, et seal on 2 varianti, et see, et kas sa vahepeal näiteks võib-olla sa oled ka tajunud oma elus, et sa oled väga-väga nagu peresse keskendunud ja vahepeal karjäär nagu justkui jääb logisema ja tuleb selline mingi teine äärmus, see, kus sa oled totaalselt karjääris ja siis sa nagu ei jõua, ei leia aega nagu piisavalt palju seal pere juures olla. Et see number 3 trigerdab edukuse koodis niimoodi, minul on 3 näiteks teise koha peal. ma olen oma laste käest nagu piisavalt palju ja mitmeid kordi andeks palunud, et sorry, et emmet ei olnud siin 12-4 tundi üldse teie juures, 24 tundi tegi tööd. et aga no ühesõnaga põhimõtteliselt vot teie ka kallid inimesed, kellel on edukuse koodis 3, et palun kirjutage ka kommentaaridesse, et kuidas see teil näiteks töötab, et kas te olete pidanud võitlema, et see ei tähenda seda, et te oma pere maha jätate, see tähendab seda, et nagu tohutult rabelete tööd teha. ja näiteks, kellel on 6 edukuse koodis, kuidas see sinul mängib välja, et kas sa oled ka selline nagu ei tule eesti keeles sõna välja, aga selline nagu väga hoolitsed, ütleme, laps on 21 ja sa ikka ütled, kuule, kas sa suusad võtsid kaasa? noh, ma praegu viskan nalja, vaata, või siis on see, et laps on suur, tal on juba lapsed ja sa hoiad ikkagi oma kodus, hoiad talle ruumi ühe toa, et äkki igaks juhuks tuled, et siis mul on ikka siin 5 voodit teie jaoks olemas, et kunagi ei tea, millisesse voodisse tahad minna. liialdan praegu nagu meelega natukene, ma ei räägi Alo elust, ma ei ole Alol kodus käinud. aga jah, no vot läksin hoogu jälle, Alokene ja ei, et see seos on nagu nii ühene, et see 4 struktuurid, et enamiku oma niisuguse karjääri jooksul ma olengi olnud juhtivatel kohtadel või juhid. et ma korra vist mainisin ka, et ma töötasin Päästeametis siin pikalt. ma hakkasingi tegelikult päästjana pihta, töötasin päästjana, siis liikusin siin edasi, olles vastutanud siis erinevate valdkondade eest. Ja tegelikult see oligi see periood, kus ma hästi palju pühendasin ka karjäärile või tööle, aga samas ka mm. teiste aitamisele. päästeamet on nagu oma olemuselt on ju Mm päästmine -hmm. või aitamine ja ennetamine. Ja siis mul oli ka see, et ma ei olnud, noh, ma ei öelnud siis ka juba kellelegi ega millelegi ei. Mm et -hmm. jälle liikuda edasi ja muudkui aga nagu aidata. ja mul on 2 sihukest suuremat või täiskasvanud poega ja üks sihuke väiksem 7-aastane poeg. ja ma noh, vaatan küll, et need suuremad pojad on kindlasti saanud vähem tähelepanu, kui Mm ma sellel -hmm. perioodil nagu elasin ja siis ütlesin, et ma olen siis nii-öelda vahetanud seda ja tuligi mingisugune periood, ma sain aru, et see on läinud liiga palju üle võlli. ja ma tulin ära sellelt Mm -hmm. ametikohalt nii-öelda eesmärgiga tegeleda rohkem iseendaga ja võib-olla nagu pühendudagi perele. ja siis tuli minu ellu ikkagi see soss Lasteküla, ikka see aitamine, aga Mm noh, -hmm. ikkagi selle maailma organisatsiooni esindajana olin siin erinevates teistes riikides ja jälle juhtorganisatsioonides, et Mm -hmm. vastutamas struktuuri ja rahade ja nende eest on ju. ja samal ajal sihuke hea läbisaamine, et konfliktide lahendamine Mm -hmm. või sihuke diplomaatiline suhtlus, et see kõik väljendub nendes samades numbrites. ja kui ma vaatan oma naise edukuse koodi, mis on ju totaalselt teistsugune,
ja siis vaatan, see nii hästi läheb kokku ka sellega, mida tema on teinud või kus tema on või kuidas ta toimetab, on ju, et see on ikkagi niisugune nagu kasutusjuhend, on. või niisugune projekt, on ju, see on hästi et huvitav selles suhtes, just nii, mulle hullult meeldib, kuidas sa ütled või et te olete abikaasaga nagu koos võrrelnud. see on nagu üks suurimaid asju, mida üldse oma peres nagu teha saab, et nii nagu ma olen ka hästi mitmes kohas öelnud, et mina olen 16 päeval sündinud, minu elukaaslane 13. 13 päeval sündinud inimene on struktuurselt suht keeruline inimene, aga talle ei sobigi nii, näiteks ütleme, Alo, sinule 6-le on ju ja siis sinu elukaaslane 4-le, et igalühel meil sobibki nagu mingi teatud number kõige paremini, aga see ei tähenda seda, et kui sul tuleb mingi number nagu, mis, kui mina nüüd videos ütlen, et näiteks kui sa saad kokku 10, no näiteks, mis nagu teilgi on ju siis 10, et siis on oi-oi-oi. ei tähenda seda, igal numbril on omad head ja vead. näiteks ka, kui ma ütlen, et 7 ja 4 sobivad hästi kokku, et see on nagu vau, see on prima, aga seal on alati mingi jama sees, mida siis igas numbris on head ja vead. Aga mis nagu teie puhul tuligi välja see, et sa näed nagu seda oma naise poolt ja tema näeb siis seda sinu poolt, miks see nii on ja seda ei ole vaja muuta. see on see asi nagu, mida me tavaliste inimestena teeme, on see, et täitsa lõpp, ma pean kohe emale helistama, et on ikka kuradi siga. noh, saad aru, et jälle mees tegi seda, jälle seest. mida sa vingud? ta lihtsalt võtta edukuse kood lahti, vaata, millise mehega sul tegemist on, üldse kui leivad ühte kappi paned, üldse loe nagu kogu tema album läbi ja vaata, et kas sa sobid. No nüüd ma lähen jälle üle võlli praegu oma asjadega, aga ja, ma lihtsalt olen et selle asja sees nii palju nagu. räägi, Alo. ja, et ma ise tegelikult ka vaatan, võib-olla see on jälle see struktuur, et ma armastan mingeid asju natukene struktureerida, et noh, et mis meie elu mõjutab, et ühest küljest see noh, ma ei tea, päritolu või see sünnihetk on ju, et annab sulle sellise nagu projekti, et milliseks sa loodud oled, mis on su tugevused ja nõrkused ja seesama see edukuse kood, aga see on üks osa sinust. Mm, teine osa on siis see keskkond, et kuhu me siis sünnime või kellega absoluutselt. me suhtleme või millised meie vanemad on olnud või noh, ma ei tea, kus riigis me elame, et see mõjutab meid täpselt samamoodi. ja siis kolmas pool on nagu see nagu kõige, mida me kõige rohkem mõjutada saame, need on need meie otsused ja meie valikud. aga sul on oluliselt lihtsam seda teha, kui seda esimest kaks poolt nagu teadlikult suudad mõista, et sa suudad nagu mõista, võtad oma selle edukuse koodi või sünnikaardi, saad sellest projektist aru ja oskad teha siis neid valikuid, et noh, ma võin ka keskkonda muuta, on ju, et või ma saan aru nende teiste inimeste sünnikaartidest või edukuse koodidest, miks nad niimoodi käituvad. ja siis ma teen sealt pealt selle valiku ja hakkan ennast nii-öelda programmeerima, et Mm. kõik. et see nii-öelda struktuur on meid eelnevalt programmeerinud, keskkond programmeerib meid praegu ja kõik meie otsused ja valikud ju tuginevad selle programmeeritusele. ja nüüd me jõuame tegelikult nende Million Mindseti raamatute juurde. et raamatute lugemine on puhtalt iseenese programmeerimine, vähemasti minu vaatest on ju, et kui sa Mm. tahad kuhugi jõuda, et midagi saavutada, et siis sa pead lihtsalt arvestama, et okei, mul on need struktuur ja keskkond on siin all, aga ma saan seda muuta ja näiteks meie Million Mindset on, ma täpselt ei teagi, mingi 50-60 raamatut kirjastanud ja need kõik on inimeste selliseid nii-öelda edulugusid või valemeid täis, kuidas keegi on jõudnud ühest punktist teise, kuidas ta on oma Mm. eesmärgi saavutanud või edukaks saanud. ja kui sa järgid neid, sedasama teed, siis on üsna suur tõenäosus, see ei pruugi nii olla, sest et sinu keskkond ja see taust on võib-olla natukene teine. aga kui sa loed mitte ühe raamatu, vaid loedki need 50 raamatut või okei, 20 raamatut läbi ja saad selle nagu terve paketi kätte ja teed selle valiku, noh, siis ei saa olla, kui sa järgid muidugi seda, siis ei saa olla see, et sa ei liigu lähemasti lähemale oma sellele eesmärgile või suunale, on ju. sest et see programmeerib sinu mõtteviisi, kui sa pidevalt loed mingeid raamatuid või kuulad mingeid podcast'e, siis sa eneselegi nagu arusaamatult hakkad ühel hetkel käituma teistmoodi ja siis vaatad võib-olla paari aasta tagust seisu ja mõtled, ma olen täna teises kohas. et tegelikult ei ole oluline, kus me täna siin oleme, et oluline on see, kus me oleme võib-olla aasta, kahe või 5 või 10 pärast. see on nii et see on huvitav. see raamatute Ja pool, jah.
sest näiteks see, kus me praegu oleme, nagu räägitakse ju ka, ma ei oska seda võib-olla nii hästi sõnastada, aga see on näiteks meie mingi aasta tagasi mõtlemise või unistamise tagajärg või läbi tegude, siis me oleme kuidagi ju siia jõudnud. mina ka võin ütelda täpselt samamoodi, et mingi aasta tagasi, 1,5 aastat tagasi ma hakkasin nagu tõsiselt õppima numeroloogiat. ma poleks mitte kunagi arvanud, et ma olen praegu siin, et ma räägin Aloga juttu. päriselt või? Lugesin lihtsalt raamatuid, mida ma olin ostnud sealt kirjastusest ja siine sibuli, nagu soomlased ütlevad. et siin ei olnudki midagi muud, et ma mõtlen lihtsalt, et üks raamat, kuidas ma üldse jõudsin teieni, ütleme see Million Mindset'ini oli Mõtlemist muutus rikkaks, et see on mul kapsaks loetud ja mul on see uus raamat võetud ja tõesti on teatud raamatuid, mida loed ja iga korraga, kui sa loed, sa jälle vaatad seda hoopis teisest nurgast. sõltub jälle nii, nagu sa, Alo, ütlesidki, et mis keskkond su ümber on, eks ju. ja neid raamatuid on palju ja mõned raamatud on millegipärast niimoodi, et sa loed ja sa ei saagi aru nagu, mida sa lugesid, nii nagu kuulad mingit podcast'i, sa nagu lihtsalt loed ja siis mõtled, mis asi see oli nagu, et üldse ei jää kinni. ja see on nii nagu selline, kuidas ma ütlen, asju tuleb alati nagu tuumaga võtta ja lähtuvalt siis iseendast, sellepärast et iseendaga tegelemine on niivõrd oluline. ja no mis minule näiteks ka teatud raamatud, teatud kursustega ikkagi see Million Mindset'i raamatutega on seotud olnud, on see, et lihtsalt, et lahutus on tulnud. vot niimoodi, sellepärast et kui teine ikka nagu ei huvitav, tule huvitav. sinuga kaasa, siis paha huvitav lugu, mõju ma ütlen, oli. paha lugu. ja, et tegelikult on ja, kõik väga hästi ja et ma arvan, et see pole esimene kord, kui ma nüüd seda räägin, seda on teistel ka juhtunud, lihtsalt et see, kui paari suhtes, miks ma näiteks väga austan, et teie koos seda arutasite, paari suhtes on alati see oluline, et mõlemad lähevad ja mõlemad saavad aru, mis siin maailmas toimub, sellepärast et kui üks ikkagi valib olla lihtsalt kohapeal ja viriseda ja teine valib areneda ja endaga siin nagu tegeleda, sagedused muutuvad. siis ei olegi midagi teha, siis ütelda, et tšau, kakao, oli väga meeldiv. et aga nii see on, et läbi teie raamatute tõesti, need on sellised tööriistad, mis, kuidas ma ütleksin, et väikse raha eest sa saad enda elu totaalselt muuta ja mina olen näiteks eriti tänulik selle üle, ma arvan, et teie ka, kallid kuulajad, kommenteerige siia, mis raamatuid teie olete siin Million Mindsetist ostnud ja kasutage kindlasti seda 10% soodukat, mis on nüüd pakkuda. minul on päris pikk nimekiri, mis ma olen läbi lugenud. oota, kuhu ma tahtsin jõuda, näete, ma hüppan. Need kuulajad juba teavad, et ma hüppan oma asjadega, mis on ATH vist oli eesti keeles, jah. ja. Aga kuidas see teie elu muutnud on, seda ma tahtsin ütelda ja millised on need teie lemmikraamatud, mida te olete lugenud, jah? Ja, et ega meie enda elu on need raamatud ka ju muutnud, et ma toon niisuguse näite, et ma noh, rohkem 10+ aastat tagasi, kui ma nii-öelda alustasin siis seda nii-öelda raamatute lugemise teekonda või enesearengu raamatute lugemise teekonda, siis ma ikkagi kirjutasin mingisuguseid mõtteid ülesse nendest raamatutest, see oli enne Million Mindseti raamatuid ja nüüd tegelikult vist eelmine aasta ma leidsin üles selle nii-öelda kaustiku või need paberid, kuhu mm,? ma neid kirjutanud olin. ja tead, ma lugesin, et see on nagu, mul hakkas natuke isegi piinlik. Et mõtlesin, et nagu päriselt, need on ju nii lihtsad, need on nii iseenesestmõistetavad, et isegi mu 7-aastane poeg ju tõenäoliselt nagu mõistab neid. aga sellel hetkel need tundusid mulle midagi, et vau, et noh, -hmm. nii peaks tegema ja käituma. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma vist olen natukene nii-öelda arenenud või muutunud. ja siis ma olen ka mõnda raamatut ju lugenud ka niimoodi, et mitu korda ja võib-olla mingi paariaastase vahega. ja siis on niisugune tunne, et see ei olnud ju see raamat, et Mhm. eelmine kord seda siin kirjutatud ei olnud. Ja. Et see on mingi uus asi, aga ma tean, et me oleme ise kirjastanud selle raamatu, et ei saa olla, et keegi sinna vahele on mingi teise trüki välja andnud, onju. et noh, sa arened ja sa saad täpselt selle, mida sul sellel eluhetkel vaja on. ta aitab sind Mm. kuidagi nagu pannu tagant välja või no tihtilugu meil on mingisugused, no ma ei tea, mingid ankrud lohisevad või konksud lohisevad meil järgi, mis meid takistavad. ja siis sa saad selle oskuse, see välja tõmmata sealt, onju, et saad Mm. jälle edasi. et ja raamatud on, see on võib-olla kõige, ma ei tea, lihtsam, kiirem ja odavam viis saada endale selline nii-öelda mentor või õpetaja. et meil on ju tavaliselt vaja kellegi teise tuge. iseennast Mm. on jube raske nagu näha või hakata täna mõtlema paremini kui eile, kui sul mingisugust midagi väljastpoolt sisse ei tule. aga raamat võtad ja sa võtadki teda kui mentorit, et see on tarkusi täis, see on kellegi lugu ja mõtle, see inimene
on selle loo jaoks elanud terve oma elu ja siis mm. mingisugusel hetkel näeb selle õpetuse kirja ja sa loed selle läbi paari tunni või paari päeva või paari nädalaga, noh, see on sinu otsus. ja sa võid mõne kuuga lugeda 5-6 erineva inimese nii-öelda elutarkused läbi ja siis otsustada, mida sa nendest kasutad või tahad võtta. nii et jah, see on, me ise oleme ka enda raamatute sellised fännid. fännid. Ja ja, tead, mul tuli praegu meelde, kuidas ma hakkasin siin enne oma segast juttu rääkima, kui ma ütlesin, et palun kirjutage siia, et siis ma tahtsin ütelda, et mina inglise keeles kõva käpp ei ole. nii et mina olen väga tänulik, et te seda teete eesti keeles nagu päriselt, sest ma arvan, et minul jääksid paljud sellised raamatud kuulamata, lugemata absoluutselt, sest pusserdan, mis ma siin pusserdan, aga no ei õpi seda inglise keelt. Laisk olen, ma ütlen päriselt välja. aga ja, tahtsin veel mentori juurde tagasi tulla, siis kui ma ei eksi, siis ka teie raamatutest on see Hoiak vist selline hästi õhukene raamat ja, ja on. seda ma võtsin reisile kaasa, ma isegi lugesin siia Youtube'i päris esimestes videotes 3 lugu siia ülesse, seepärast et reisil mõtlesin, ma pean ikka mingi video tegema ja ma kuulasin, õigemini loed raamatuid ja mõtled, et kuidas see võimalik on nagu, kuidas nii lihtsate asjadega nagu mida paljud raamatud tegelikult sisaldavad neid asju, mida me juba teame, onju. No mõni Mhm. selline klassikaline Eesti mees ütleks, et ah, täitsa mõttetu raamat. No aga kui sa nagu päriselt süvened sinna, siis sa mõtled, et appikene, me mõtleme selle elu nii keeruliseks. Ja siis samas, mida sa nagu ütlesidki, et mentorid saada raamatutest, siis paljud teie raamatud, no üks on nendest see Mõtlemine muutes rikkaks, eks ju, aga seal on veel väga paljusid, kus antakse lausa ülesandeid. Nüüd tee seda Mhm. 30 päeva, minu meelest selles Hoiaku raamatus ka, mida ma vaatasin, see on nii õhukene raamat, et selle loed lihtsalt paari tunniga läbi, aga seal on ülesandeid, mida sa tegema pead. et seal on ka niimoodi, et teed seda, mõtlen, okei, no nii kirjutan, no ega ma kõike ka ei viitsi, aga sa hakkad nägema nagu neid märke, kuidas elu lihtsalt muutub. et megatublid. Kuule, aga kuskohast neid Million Mindseti raamatuid üldse saab, et kas sulle peaks koju tulema järgi nendele raamatutele või? no on seda ka tehtud, aga ma seda ei eelistaks. Ahsah. et kõige lihtsam on minna meie kodulehele million.ee, need on siis inglise keeles miljon ehk siis Mhm. kaks L-i ja I on million.ee ja sealt on teda siis kõige soodsam või kõige mõistlikum tellida. aga ka kõikides Apollo ja Rahvaraamatu poodides on meie raamatud täiesti saadaval ja olemas, et see on võib-olla kiirem viis, et veebipoest ka me üldjuhul tegelikult kuskil 2 päevaga pärast tellimust 2-3 päevaga paneme posti ja siis sa saad need pakiautomaati, need raamatud. et kas aga seal kui on sul on väga kiire, siis mine raamatupoodi ja võta sealt. Siis ma küsiksin Soomes elava eestlasena, et kas seal on niimoodi, et kui ma näiteks lähen, mm, noh, see on nüüd jälle see lugu, et ma pole ammu teilt raamatuid tellinud, onju. et kui ma lähen sinna, kas sealt saab võtta rahvusvahelise selle postiautomaadi ka, kuhu tulla, kuhu nagu see ja tuleb? sa saad Soome ka tellida, et Mhm, seal on muidugi see saatekulu teema, mhm, aga meil on ka nii-öelda teatud summast, kui see summa ületab teatud summa, et siis on nii Eestist tasuta, Soomes on lihtsalt see piir on natukene, Soome tellides on see piir natukene kõrgem, aga saab mhm. täpselt samamoodi Soome tellida saab ka. Ja sellepärast, et siin kanalil on nüüd, ma käin seal stuudio poole peal ehk siis Youtube'i stuudio poole pealt, ma näen, kus vaadatakse. mul on ka olnud rõõm teenindada ka eestlasi, kes elavad Austraalias ja Ameerikas ja Hispaanias. nii et suur tänu teile usalduse eest, et ma tean, et eestlasi on palju, noh, kes ei tea, igas riigis on üks eestlane, ja et siis te teate, et saab tellida seda sealt. Ja. just. ja noh, muidugi on ka küsitud, et noh, meil on kõik on paberkandjal raamatud, et meil e-raamatuid või audioraamatuid me ei ole teinud. Mm, sest et noh, inimesed on eri tüüpi, et osadele meeldib lugeda, osadele meeldib kuulata ja mina ise näiteks olen ka pigem niisugune visuaalne inimene, et kui ma loen, mul tekib see mõistmine, meeldejäämine palju parem, et versus see, et ma kuulan või kuulen kuskilt, ja noh, ma ei tea, võib-olla lihtsalt on see tunne ka, et nüüd sa võtad ja paned sinna järje või ja jätkad sealt, minul meeldib ka raamat, sellepärast et minul on tavaliselt pliiats siis, noh, harilik pliiats, seepärast et ei taha raamatut rikkuda ja siis ma murran alati neid nurki. ja siis mul on veel mhm. mingisugused kollased paberid, mida vahepeal panen sinna
ja muidugi ma ei tea, millal ma selle raamatu jälle võtan, aga ma vaatan see, millel on kõige rohkem nurk ära murtud ja kus on väga hea raamat ja millel on kõige rohkem neid lipikuid sees. ja siis see, mida ma teen veel raamatutega, on see, et kui ma selle läbi loen, ma panen alati sinna taha, panen siis kuupäeva ja oma nime, seepärast et ma vahest laenutan siin. Pojad loevad mul vähe, aga siis siit sugulaspiirist, siis ma mõtlen kindlasti too tagasi ja panen siis kuupäeva, sest ma mõtlesin, et see on nagu hästi kihvt selline traditsioon mingeid raamatuid nagu edasi anda. et nagu väga huvitav, näiteks te ka, kallid kuulajad, et pange teie ka kirja, et näiteks mis raamat on ringlusest käinud, et meil näiteks perekonnas liigub üks häll niimoodi ringi. ma ei tea, kas sul on, Alo, niimoodi, et teate, selline mingi reliikvia, lapse häll, laps sünnib ja siis tuleb mingi vana-vana-vanaisa või vana-vana-vanaema mingisugune häll ja siis seal hälli all on siis kirjutatud lapse sünd ja siis mul raamatud niimoodi liiguvad. väike raamatukogu siin Soomes, Miljon Mantseti oma, vot nägid. väga äge ja ei no muidugi ikka, mina ise ka, ma tegelikult väga palju joonin mingisuguseid kohti või Mhm, panen mingeid märksõnu või midagi sihukest, et siis aeg-ajalt ja just kuna mul on see visuaalne mälu, et kui mul tuleb mingisugune teema meelde, mul on isegi meeles raamat ja enam-vähem, kus kohas see on ja siis noh, ma ei tea, teed selle lahti ja leiad siis selle koha ülesse. mhm. et sa ei pea tervet seda raamatut või lõiku läbi lugema, et saad selle mõtte sealt just kätte. et väga ja muidugi huvitav. huvitav, et kui sa mõnda kohta oledki või mõnda raamatut loedki uuesti, siis muidugi saad aru, et huvitav, et miks mulle see koht nagu nii huvitav tundus, et see tundub jälle seesama teema, millest ma enne rääkisin, et see tundub iseenesestmõistetav. et no siis saad aru, et okei, ma olen selle omandanud või ma olen seda juba praktiseerinud. Mhm. et see töötab, et siis see see on muutub iseenesestmõistetavaks. see on selles suhtes küll väga huvitav. mul on ka näiteks raamatukapp ja eelmises suhtes, kui ma olin, siis ma häbenesin kogu aeg neid raamatuid võtta, seepärast et ei saanud aru, miks ma raamatuid võtan, sest ma ei lugenud raamatuid. aga nüüd on Soome mees, tema laseb mul kõik teha, osta ja siis mul on ikka kapp on täis raamatuid ikka siin, ikka veel mahub muidugi. aga siis mul on süstematiseeritud niimoodi, et mul on loetud raamatud ja siis on nagu väga tähtsad raamatud, sellised, mis nagu oli no, väga palju pointi, siis on lugemata raamatute värk ja siis on selline, et no oli kah raamat, vaata, ega siis mul ei ole ainult Miljon Mantseti raamatuid, no oli kah raamat, siis see ei ole Miljon Mantseti sarjast. siis Miljon Mantseti raamatud on mul niimoodi, et väga head raamatud ja siis on kolmas riiul on see, et lugemata raamatud. vot, et andke jälle näiteid, et kes kuidas seda teeb, et mul on seal kapsaraamatuid ka, nii nagu ma ütlesingi, et mida ma jälle võtan. et vot sellised raamatute asjad, ma ei tea, meil vist saigi enam-vähem kõik ära räägitud, et selle me saime ära. kuule, kas teil on mingisugune noh, mis on populaarne praegu väga, näiteks TikTok, Instagram, Facebook või kuhu teile ka kirjutada saab, et kas kodulehel on ka see koht olemas või saab sulle kohe isiklikult kuhugi kirjutada ja kui palju üldse kirjutatakse teile näiteks tagasisideid raamatust ja niimoodi, raamatutest? mitte liiga palju, aga aeg-ajalt ikkagi, et no kõige lihtsam on võib-olla ongi miljon@miljon.ee, et siis see lähebki meile kõigile neljale, kes me sellega toimetame, et meid ikkagi aeg-ajalt ikkagi küsitakse mingit erinevat koostööd või ja me tegelikult ka siukseid nii-öelda noori ja noorteorganisatsioone ka oleme toetanud, et noh, Mm. meil muidugi siukseid toetussoove või palveid tuleb väga palju. et me teeme siiski ikkagi valiku ja kui meile vähegi tundub, et me saame kuidagi siukest noorte teadlikkust tõsta või natukene aidata neid eluteel edasi, et siis me ikkagi oleme püüdnud jõudumööda toetada. aga nagu ma alguses vist mainisin ka, et eks ta ei ole meil niisugune nagu äri, et meil Mhm. kõigil on oma tegevusalad, niisugune hobiäri ja nagu suur eesmärk on see, et me saaks jälle mingi uue raamatu anda või mingisuguse uue suuna ära lahendada, et noh, võib-olla see tuleb sellest minu kuutest ka onju, et jälle nagu aidata aidata, ikka aidata. ja toetada onju, et jah, et aga võite kirjutada ja me oleme ka päris mitu raamatut kirjastanudki. noh, keegi meie lugejatest või fännidest on leidnud kuskilt midagi, mis on meil võib-olla meie filtritest nii-öelda välja jäänud ja Mm. küsinud, et kas te seda ei ole kirjastada plaaninud või mõelnud. näiteks Kai Ojaga me siin tegime üks raamat oli nii-öelda, mis tema meie lauale tõi, teadlikkuse jõud. Karmo Kivi, sa mainisid, et Karmo kasutab meie raamatuid päris mitmeid oma koolitusi koolitusel. Mhm. ja et sellist koostööd ka ja kirjutage ikka, et nii on ju palju ägedam. et siis me kusjuures saame aru. ja nii huvitav ongi näiteks, mis ma seda nagu mainisin,
teie kirjastusse ma jõudsingi läbi selle, et sattusin ka selle Karmo Oja koolitusele ja siis Mhm. ta töötles seda läbimõtlemist, muutes rikkaks ja sealt üldse sattusin sinna. Ja Kai on teinud hästi kihvtit, Kai pikkades programmides, ma olen 2 korda olnud see mõtlemist muutes, issand, ma ei teagi. No tirri ühesõnaga, mis ma siin ikka oma inglise keelt painutan, kui see siit suust välja ei tule. et, et ja tema on teinud hästi kihvtilt, tema alati veel kingib teie raamatuid, mulle nagu väga Mhm. meeldib see. Ja see hoiak tuli ka kingituseks, aga mul tekkis üks mõte veel, tead, et kuna neid inimesi on meil ikka suht palju siin ja erinevatest riikidest, kui kellelgi nüüd tuli mõte, vaata, ma kunagi ei tea, kus midagi eestlased teevad. Ma tean, et siin Soomes on näiteks Eesti kool, siin on Eesti lasteaed ja siin on kõiki blablabla bla, bla, Eesti poodi on palju. Ja võib-olla on ka selline, et näiteks koolides ja lasteaedades ja võib-olla on ka selline, noh, mis on raamatukogu äkki, jah. vaata, ma ei tea näiteks, Mhm. mis Austraalias on, teie, kes te nüüd kuulate mind, on ju, kellel seal Hispaanias, võib-olla Indias keegi kuulab. Türgis kuulatakse väga palju siis mu kanalit, aitäh teile, kallid sõbrad. et, aga võib-olla teil tuleb midagi, et saaks Eesti raamatuid näiteks sinna kuhugi raamatukokku või ma ei tea, mis variant üldse, et pakkuge siis Alole välja, et miljon@miljon.ee oli see meiliaadress, jah Ja, või siis võib ka mm? mulle otse anda alo@miljon.ee. aga võib ka erinevate muude sihukeste, ma ei tea, koostöömõtetega või ettepanekud, näiteks meil on ka, on osad asutused oma klientidele meie raamatuid kinkinud või töötajatele meile raamatuid kinkinud. Ja noh, see tähendab, et sa võtad mingisuguses suuremas koguses ja nii nagu äris ikka, et suurem kogus tähendab teist hinda, on ju. või me oleme teinud ka, et on erinevad siuksed kogukonnad või klubid, on teinud oma liikmete hulgas siis raamatuklubisid. -hmm. Seal on nii-öelda mitukümmend inimest, kellega siis koos loetakse samal ajal ja siis koos arutletakse. siis me oleme ka nendega teinud koostööd ja vot see konkreetne raamat, see periood sellele seltskonnale selle koodiga natuke rohkem soodsamalt kui see 10% näiteks on ju, et Väga selliseid huvitav. variante on ka. et just, et noh, öelge, et kuna ta ei ole niisugune äri, et siis me Mm nagu -hmm. püüamegi leida seda, et sa nagu kasutaksid seda, meie üks nendest nii-öelda motodest on ka, et teadlikkust tõstes täiuslikuma elu poole. Mm et sa -hmm. saad jälle mingi uue tee või uue suuna või uue mentori on ju, et mis siis aitab ja, edasi. Ja siis on meil ju kõigil parem, et kui naabril läheb hästi ja teisel naabril läheb hästi, siis see on küllap mul ka minul ka hästi. läheb paremini. see on nii lahe, sest see on ka see mõte, et näiteks miks ma tahan, et siin käiks siin kanalil ka erinevaid, mis siis on, kellega ma vestlen, erinevaid inimesi, seepärast et igaüks teeb midagi ja me saame niimoodi jälle värvi rohkemaks seda oma elu teha ja läbi hästi lihtsate vahendite. Et tõesti, sul oli väga hea tähelepanek praegu ka, et need vestlusõhtud, mitte vestlusõhtud, aga need klubid, mis need raamatuklubid on ju, et Mhm. näete, kuna ma elan Soomes, siis ma ikkagi jällegi toon nagu natuke teise selle pildi sinna, et ma tean, et erinevates riikides on neid asju ja kusjuures jällegi, kui võttes koolitusi, siis meid pandigi ju tegelikult arengupartneriteks ja me töötlesimegi ühel koolitusel, nüüd ma ei mäleta, kelle oma see oli, ei olnud võib-olla Karmo ja Kai oma, aga töötlesime just Million Mindset'i ühte raamatut niimoodi läbi ja kahekesi pidime lugema ja siis me pidime pärast peegeldama ja ma tean, et paljud sõbrannad on niimoodi teinud, ma ei tea, kas sõbrad ka on teinud, nii et sõpradel ma mõtlen nagu meessõpru, et kirjutage kommentaare, et kas olete teinud ja näiteks mis raamatut te võtate järgmiseks ja võib-olla saaksite Million Mindset'iga võtta hoopis teha mingisugune korralik klubi, nii et oleks mehed-naised paaridena lausa, mitte ei lähe rahvatantsu tantsima paaridena, aga hoopis raamatut loete paaridena. ja, näiteks. ma kutsun ülesegi nii-öelda võtta see julgus kokku ja kirjutada, et ma olen tähele pannud, et elu kuidagi soosib või toetab julgeid. Absoluutselt. Jah, just, no meie ei oleks ka kokku saanud, kui ma oleks mõelnud, et ma ei tea, kuidas ma sellele Merikesele kirjutan jah, või kui sina mulle poleks neid kirjutanud, siis me täna siin ei räägiks, on ju, ei, et meil on ja mitmed inimesed on ka lihtsalt kirjutanud või ettevõtted või küsinud. noh, alati, kui sa küsid ja näitad seda nagu kuidagi initsiatiivi, on ju, et siis alati tekib mingisuguseid võimalusi või kui ei teki või ei saa, noh, siis saab ju nii kuidagi öelda, ikka saab. et või siis saab küll, kahjuks ei ole, aga vot jah näed, võib-olla, aga nii. ja mulle see mõte meeldis ka, mida sa just ütlesid, et teil on tulnud ettepanekud, et näiteks, et soovitus selle kohta, et te võiksite selle raamatu võtta kirjastusse. et ma tavaliselt hästi tihtipeale võtan, kui ma lähen kuhugi reisile, noh, selline tavaline reis, mis on 7 päeva, ma võtan siis keskmise paksusega raamatu, võtan 2 õhemat, Million Mindset'i omad tavaliselt sealt riiulilt, et lugemata raamatud. kolmas riiul, mäletate jah, kui te olete külla, et siis
ja siis on niimoodi, et te teate ise ka hotellides on tavaliselt riiulid või mingi kapikene, kus sa siis saad vahetada raamatuid. Mis te arvate, kas ma jätan sinna Million Manchetti raamatut? Ei jäta. Vot, vanasti ma lugesin mingeid juturaamatuid, aga ma olen tähele pannud, et seal on nagu mega palju ingliskeelseid raamatuid, ma ei vaheta ja ei võta neid, seepärast et ma ei oska. Aga tõesti, andke nagu selles suhtes informatsiooni, sellepärast et minusugune eesti keelt valdav naine võtaks hea meelega siis telliks juba sealt kirjastusest, kui keegi teist oskab soovitada. ma tean, et väga paljud kuulajaskonnas siis räägivad oma teiseks keeleks inglise keelt ja kasutavad seda igapäevaselt. võib-olla isegi sina, Alo. Ma ei tea. muideks, kuna sa Soomes oled, et meie kõige värskem ja uuem raamat on tõlgitud ühe Soome autori raamat, ta on küll Maria Nordin, ma ei tea, võib-olla sa oled kuulnud, et ta on niisugune Soome-Hispaania juurtega arhitekt, tervisenõustaja. et ja, et muideks nüüd 14. sel reedel nüüd oli Homme. Rahvaraamatus homme on meil esitlus ja see on, tema on just niisugune nagu neurolingvistiline või aju ümberseadistamisega nagu igasugustest oma terviseprobleemidest ja sümptomitest vabanemine. See on hästi huvitav, hästi äge niisugune meetod. Tal on Soomes olemas ka muideks oma kanal, oma koolitusi teeb, et see nagu suhe või kontakt on meil ka täitsa juba olemas. Issand, kui huvitav. vaata, mul on Soome kanal ka ju olemas, mul on numeroiden kieli. Teie, kes te nüüd ei tea ja ma tean, väga paljud soomlased on kusjuures tellinud nii Eesti kanali kui Soome kanali, sellepärast et YouTube on nii tubli, et see paneb subtiitrid ise alla, vaata, ükskõik mis riigis sa ei vaata. sa andsid Mhm. praegu nii hea vihje, sellepärast et ma otsin sinna ka ja räägin ka metsajalutuskäigus siis ju ka soome keeles, et kutsu, vabatahtlikult kutsu podcast'i, kutsu Maria podcast'i. Nordin sinna, tal on soome keeles oli minu arust Ero Noireis, ta vist oli see soomekeelne tema raamatu nimi ja ta on väga äge ja tal on, mees on Soomes üks väga tuntud muusik, mu nimi ei tule praegu meelde, onju, ära ja pinguta. sina kindlasti tead. No ei tea, siis ütle ta sünnipäev, siis ma tean, mul ei jää nimed meelde. okei, aga oota, aga mis see raamat nüüd eesti keeles siis on, mis te välja tõlkisite, tema raamatu? tema nimi on Seadista, mis ta meil nüüd on, mis see viimane oli, Seadista oma aju ümber ja tervene. Hmm. ja see on ja nüüd me, teil juba väljas müügis? ja see on müügis, see on meil kõige värskem, et jah, nii-öelda homme ehk 14., kes millal siis kuulab seda saadet, et 14. On Rahvaraamatus siis kell 6 selle esitlus, siis autor on ise ka kohal ja Kris Kala siis, kes viis temaga läbi podcast'i, sellesama podcast'i, kus ka sina olid, et Mhm. teda siis küsitleb ja siis ta räägib oma loost, et kuidas ta selle meetodi välja töötas ja kuidas tuhanded inimesed on oma üsna suurtest tervisehädadest vabanenud, et temal näiteks oli ta ülitundlik, allergiline õhule, igasugustele toiduainetele, millele iganes. ja lõpuks ta sai aru, et see on kõik tema nii-öelda mõtteviisis ja mustrites ja nii-öelda kinni, et siis seda ma soovitan küll, seda raamatut ka. ma soovitan muidugi Hmm. kõiki. ja ma saan aru, jah, ma saan aru. loomulikult mul on endal nagu rohkem lemmikumaid ja veel rohkem lemmikumaid on ju, et aga seda ma ka see on kindlasti. nii nagu mul mõni küsib, et mis raamatut sa siit nagu soovitad, ma ütlesin, minu pärast on kõik väga head. et võta kõik kaasa, aga lihtsalt iseasi, kas sa jõuad nüüd ära lugeda. nagu väga huvitav, vaata nüüd siit jutuajamisest tulebki, miks peabki inimestega lihtsalt rääkima vahest, mitte niisama, et kuidas vanemal läheb ja nii edasi, vanemat on ka vaja nagu küsida või vanema tervise kohta, aga lihtsalt natukene visata nagu palli ja siit saab jälle mingi väga hea informatsioon. teate mis, ma ütleksin siis niimoodi. esiteks sina, kallis naine, kes sa paned mulle ajavööndeid siia, ma olen sulle siiralt tänulik ja pane siia ka, kus on nüüd see Million Mindseti kontaktid ja ka selle raamatu väljatulemine, mille pealkirja ma enam ei mäleta. Alo just ütles seda, soomlannast autor, et teadista oma aju ümber ja tervene. ja seadis ta oma aju ümber ja tervena, seepärast et sealt tekkis mul nüüd tunne, et ma võtan sealt siis nitti ja püüan selle naisega kontakti saada ja ta tuleks mulle siia
numero Dengieli kanalile ja teie, kes te saate aru soome keelest või soovite lihtsalt vaadata, millega see Merike tegeleb seal Soome kanali peal, praktiliselt teie, eestlased, kallikesed, minu kodumaalased, te saate rohkem informatsiooni, sest mulle meeldib eesti keeles rääkida. Et see Soome kanal tuleb natukene nagu viibega järgi, nii et ei ole mitte millestki ilma jäänud. Soome kanalil pole nii vahvaid nagu Alo sarnaseid mehi näiteks. vot, jah, aga Alo, minu poolt selles suhtes said küsimused otsa, seepärast et sinuga võiks veel jahvatada kui kaua. aga kas sa tahad ise veel midagi, tuli veel midagi, mida tahaksin lõpuks ütelda, mingi ja ei noh, vihje? ega vist palju ei olegi, muidugi noh, mul mõtted, mul ja rääkida mulle meeldib ja kuidagi jah, see teema mulle ka sobib. aga ega ei olegi jah, et ma võib-olla jah, nii-öelda kutsungi üles, et kui sa ei ole tükk aega lugenud, et võta see raamat kätte, muidugi meil on alati on need vabandused või põhjendused, et meil aega ei ole. aga mõtle, kui sa iga päev loed 5 lehekülgegi läbi, siis Mm. üsna pea avastad sa, et sa oled juba ikka päris mitu raamatut läbi lugenud ja korrutage see 5 lehekülge päevas või nii-öelda aastas olevate päevadega. et siis te jõuate päris palju ja iga raamat, kui ta annab teile mingisuguse mõtte või muudab teie mõttemustreid, see programmeerib teid ja see programm muudab päriselt ka teie elu, et see on vähemasti minu või minu lähikondlaste kogemus on ju, et eks igaüks teeb selle otsuse ise, ma et saan siit aru, ma saan siit aru, et teie siis neljakesi, kes te olete Million Mindseti taga, teie vastutate selle programmi eest, mida meie lugejad nüüd saame endale, sest teie valite ju väga teadlikult raamatuid, ma saan aru. no me loome selle võimaluse, et me olemegi harjunud niimoodi, et igaüks küll vastutab ise oma elu eest, et ja mida ma ka nendest raamatutest väga palju olen õppinud, et sellest hetkest, kui sa võtadki vastutuse, hakkavad asjad muutuma. Mm. et on nagu noh, ma iseenda jaoks ka võtan, et on niisugune level, kus on allpool seda levelit on puudusteadvus ja ülevalpool seda levelit on see küllusteadvus. ja puudusteadvuses ma olen alati niisugune ohver või siis ma olen kontrollija, ma püüan teisi kontrollida või siis ma püüan teisi päästa. aga ma olen alati nagu selles situatsioonis, et mul ei ole piisavalt või keegi on milleski süüdi. Mhm. Aga kui Ja. sa võtad vastutuse, et siis sa lähed sinna küllusteadvusesse ja siis sa mõtled, et noh, igaüks elab oma elu ja noh, mis mina, et noh, muidugi sa võid seal aeg-ajalt tunduda siukse egoisti või pohhuistina. sest et noh, sa ei hooli enam, sa võtad ise selle Mhm. vastutuse ja tead, et minu vastutus on minu vastutus, tema elu on tema vastutus. Aga kui sa selle valiku ära teed, siis asjad hakkavad kuidagi nagu liikuma või muutuma. ehk Million Mindset hea meelega loob selle keskkonna ja annab selle võimaluse, aga kes seda kasutab ja kuidas seda kasutab, siis see jääb ikkagi sinu enda teha ja valida. et võib-olla on sinu jaoks muid palju paremaid viise ja võimalusi või kursuseid või teemasid, aga jah, raamat, ülilihtne, odav, loed kätte ja su elu võib muutuda. Ja kusjuures ma soovitan, ma tean, et eestlased kõik, me oleme sellised ka reisida armastavad inimesed, et ükskõik kuhu sa ka ei reisi, näiteks laevareisil või siis ka bussi peal või mida iganes. et minu meelest see lugemine on üks kõige mõnusamaid ajaveetmisi, mida me tavaliselt teeme, on see, et me lihtsalt näpime seda telefoni, on ju. Et see lihtsalt, kui saaks selle vana aja kergelt tagasi, et siis, kui ei olnud telefonid nii popud ja populaarsed, et siis ju ikkagi, mis me tegime, lugesime ajalehti või mida iganes, rääkisite rohkem juttu oma lähedastega ja lihtsalt minna natukene ajas tagasi ja õhtuti leppida oma elukaaslasega, et ei näpi telefoni, võtame igaüks raamatu. seda on lihtsam öelda kui teha. aga ma tahtsin selle kohta veel ka ütelda, et ülbe ja pohhuist, nagu sa ütlesid, et vaata, see ongi nii huvitav, et arenguteel ka, kui mina alustasin sellega siin mingi 10 ja pluss tagasi, siis minu lähedased panid kõige rohkem seda tähele, et ma olen kuidagi väga ülbeks läinud. Ja siis võtsingi nagu mitu lainet nagu tagasi, mõtlesin, et äkki olengi nagu selline jube ülbik. Et kuigi mina olen 16 päeval sündinud, ehk siis mul ka kuus trigerdab, ma olen tohutu selline nagu emakene, kana emakene, korjan oma tibusid kokku, vahepeal lasen lendu aga siiski mulle meeldib pigem see, et tõsta oma levelit, seepärast et kõrgemal sagedusel liiguvad hoopis teistsugused inimesed. Ja siin mina näiteks ei pea nagu silmas neid
rikkureid, kuna Alo on Million Mindsetist, vaata, et siis ma räägin miljonäridest, aga lihtsalt see, et me saame lihtsalt nii, nagu me räägime, et mine kõnni rohkem metsas, ära võta midagi kaasa, sa saad sealt juba sagedusi tõsta lihtsalt sellepärast, et sa lihtsalt oled, sa lihtsalt hingad seda värsket õhku, et seal raamatut ei tasu lugeda, sellepärast et sa ei kuule, kuidas lind siristab seal kõrval. aga üks jutt teiseks, et kas sa, Alo, saaksid mulle ka ütelda seda, mis see kood oli, et kui nüüd numbrite keele jälgijad tahaksid tellida raamatut Million Mindsetis, et mis koodi nad kasutaksid, et 10% saada no allahindlust? ikka sinu koodi, numbrite keel on, nägid? see viis on see, pluss. jah, numbrite keel on see kood. ma tahtsin, et sinu suust tuleks see välja, seepärast et mina olen siis siristanud seda vist 13 korda, aga sina said selle ka häälega lahti, et kurk vabaks oleks neljapäeva õhtul, saad kodus rääkida rahulikult. ütlesid välja Ja, numbrite keel. just, vot, numbrite keel, et numbrites on kood, mis aitab jah. sind sellele kõrgemale järgmisele tasemele. nägid, numbrid tähendavad midagi, 10%, mis see tähendab, teate, mis 10% on õnneratas? ehk siis see tähendab seda, et kui sa lükkad oma seda hoogu õiges suunas, õigele sagedusele, siis läbi nende Million Mindseti raamatutega sa saad raudselt edasi, seepärast sa saad lihtsalt oma coach'i koos selle ühe õige raamatuga. ja seal õiged raamatud ainult ongi ja neid oli ainult mingisugune üle 600, okei, 60 midagi. aga suur tänu sulle, kallis Alo, et aitäh teile ka, kallid vaatajad, ja kirjutage palun kommentaaridesse, mis mõtteid tulid, võib-olla midagi, mida Alole tahate veel ütelda siin näiteks, nii et kõik näeksid, ja kirjutage siis Alole, mis oli alo@million.ee, oli nii, on ju? just, kui tahate konkreetselt Alole midagi ütelda, aga kui te tahtsite kogu nende meeskonnale, siis see oli million@million.ee, just, oli nii? täpselt. nägite? meeles. aga tšau, kallikesed, ja näeme